tervist kõigile, vabandust. Tervist kõigile, täna on 25. november, kell on 11:42 hommikul. Täna on väga äge päev ja ma teen ennast natuke rohkem korda, sest tegelikult mul üpriski ja Barbara ja Jan jõuavad tegelikult veerand tunni pärast Tallinna. Lähme teiega juba siis, kui ma natukene normaalsem välja näen. Boom! Sünnipäeva planeerimine on reaalselt kõige keerulisem asi üldse nagu mul ei ole isegi official nagu sünnipäev, nagu ma kunagi presentin seda kui nagu sünnipäevapidu. Ma lihtsalt tean, et tulevad Barbara ja Jan, tuleb Vici, tuleb Michelle ja me lihtsalt oleme kõik koos, meil lihtsalt sellepärast eraldi korter, et siia me kõik ei mahu. Ja nagu see on lihtsalt siuke get together, aga I'm getting so bad birthday anxiety, see on ebareaalne, mul on üks aasta siukest asja olnud. Lihtsalt mul on siuke tunne, et mul tekib räige pressure, et nagu inimesed tulevad mu pärast. Nagu siuke üli nagu vastik tunne. Aga me vist saime nüüd plaani paika. Ma tõin kohvri endale, sellepärast, et nagu te teate, siis kui me tahame filmida, siis mina ei lase enda video kvaliteedil kannatada ja ma võtan oma lambid kaasa. Sellepärast, et me tegelikult tahame Vici kohta naljakat videot filmida. Ja tegelikult nagu Vici pole kordagi mu videot on, aga mul on väga kahju, sest ta on väga naljakas inimene lihtsalt. Ma ei tea, genuinely a great person. Ja Barbara Jan ka, ma just vaatasin terve tänase hommiku mingeid vanu vloge ja mul olid such good throwbacks lihtsalt. Me jõudsime Viciga siia korterisse, me oleme olnud siin nagu, me ei ole 5 minutitki, me oleme 3 minutit siin olnud. Ja Vici tegi kardinapuu või mis asi see on juba katki. Appi, palun vaata, et sa... Thank God, mu süda ei järjelt seisma, sest ta teeneb nüüd kardile, tahti järsku mingi ehmatab. Ma mingi, miks ehmatas? Ta mingi, see kardin liikus kuidagi ruttu. No shit, et see liikus ruttu, kui see kuradi puu sealt katki on. Ma ootan hetkel Barbarat, et minna mu issi juurde ja süüa pannkooke, sest ma ei ole lõunat söönud. Ma olen olnud siin majas nagu mingi 15 minutit. Ja sellel majal on number 1, see on siin kummitab. Number 2, siin on nii palju asju valesti. Siin on nii palju asju katki. Ja siin on mingi kiviajas telekas, kus on mingi roheline röövik lihtsalt peal. Nii et nautige meie hästi edititud õudsat apartment tuuri. Keskendu. Tere tulemast meie asenduskoju. Koju küll ei tohi öelda. Tere tulemast meie asenduskodusse või koju, ma pole täpselt kindel. Me oleme siin korteris olnud kuskil 15 minutit. Kõik on katki, siin kummitab. Me tulime ennem Viciga ja see kardinapuu läks kogemata katki, aga me saime selle parandatud ning et nüüd alustame official tuuriga. Kui te tulete sisse, on siukene overview, meil on köök, meil on laud ja meil on elutuba. Ja me juba sättisime üles lambid, et ei oleks nii inimesel pime. Köögi puhul on pluss see, et siin on ilus marvelpind, mis on väga hea. Köögikapis meil midagi muud peale pasta ja õli ja valge suhkru väga pole. Oota, kas siin oli see? See on nagu mu vanaema juures. Alustame asjadega, mis siin majas katki on. Siis on siukene kena täis vedetud külmkapp meil. Meil on söögivarud olemas, meil ei ole vaja poodi absoluutselt minna. See liikutus on siukene tavaline laud, see pole midagi nii erilist. Meil on siukene tore sein ja elutuba. Me mõtlesime, et need diivanid käivad lahti. Ilmselgelt mitte. Me veel planeerime, kuidas me siin magada tahame, aga ma arvan, et me saame hakkama. Also juhin tähelepanu sellele lambi selle kontorilauale siin, kui nägin tuleb tuju väga hüperproduktiivne olla. Juhin tähelepanu ka keskaegsele disainile, mis on nii patjadel, nii seintel, samuti ka siin seinas ja ka köögis ja ka siin. Ja siin on ka siuksed väga huvitavad keskaegsed, tegelikult ma loen, kas see keskaeg, aga siuksed vanaaegsed laternalambid, mis meil hubasena seda korterit hoiavad. Põhimõtteliselt liigume nüüd edasi korteri teisse ossa. Siit algab meie maja teine. Mina võtan seekord üle. Lahtikäivad uksed, ilus voodi, pehme. Siin on lastevoodi! Lähme edasi. Nii, järgmine uks lähme siit. Saame tagasi siia. Ja nüüd lähme meie armsasse vanninuppa. Siin on meil kõigepealt on pesumasin. Pesumasin. Tere. Ja siin! Mul on mitte kunagi elus mullivanni olnud, aga viimane mullivann, mida ma nägin, see oli palju ämblikke. Osso see on... mida sa teed? Kas sa oled jobu või? See ei ole mullivann. Oih, kurat. Kas sa oled jobu? Veel keskajast kunst teile. Mõtlen, mis huvitavad? Bright. Taaskord vanemast ajast siukene huvitav disainielement. Ma ei tea, milleks sa siukest kastekannu kasutad, sest see on ju tegelikult siin laugud sees. Mingit nagu ma tõesti ei näe selle pointi. Nagu ma ütlesin, on palju asju siin majas katki. Toome teile siin see näita. Tegelikult see kardinapuu kestselt lahti, nagu te nägite.
siis kas see oli see sahtel või? Ja seega... Ja vaataks siin lõpule ka. Kergelt öeldes küsimusi tekitab. Reaalselt. Nagu ma mõtlen, et nad ei märginud mitte ühtegi asja, mis oleks päriselt katki olnud, aga see on nagu halb. Eriti mugav ase, ainus probleem on, et meil on üks kahekohaline voodi, aga meil on 5 inimest, kes kõik ööseks jäävad. Ning et, me tegelikult jagasime ära, mina Barbara magame voodis, Jan magab siin, Michelle magab väikse diivani peal ja Vitsi magab vannis. Või lastevoodis. Või beebivoodis, sest vastu on ilusti ära sinna. Also, kas me tahame teha Ouija board'i või? Ma mõtlesin, et on ülihea siin Ouija board'i teha. Kus sa raha leiad? See on paaritunnise Maria mure. Kõigepealt plaan, siis raha. Siin oleks ülihea teha, sest see on juba natuke haunted. Isegi teistele külastajatele on see juba ka nagu hästi nagu õnnistatud. Plus siin on ülihea vibe selle tegemiseks. Teie ma olin naas. Värides naas. Sirged jalad. Tere kõigile, mina olen Maria Rannaväli ja täna me käime aprilli. Mina olen Paula Mets. Ma olen täna terve päeval keeping up with the Kardashians, nii et ma olen tagasivas moodus. Ma arvan, et meil on vaja suga rääkida. Maria on haige bitch, ma ei tea, ta on hiljutis kogu aeg ülbitse minuga. Maria lihtsalt viimasel ajal, mul on tunne, et tal on kursus, mul on pähe hakanud. Nagu ta oli aastaid nii tore ja nüüd ma lihtsalt ei tunneta vahepeal ära. Nagu Maria on parim sõbranna ja ma armastan ta, aga vahepeal sellist kõiki läheb üle piiri. Ja ma lihtsalt, see käib üle mu jõu, mul on kool, mul on vaja lõpetada 9. klass ja mul ei ole aega siukseks negatiivsuseks mu elus. Maria lihtsalt... Ma ei kavatse sellist negatiivsust enda elu lasta. Pole ma natuke kõvemaks. We were just listening for Eli love. Not knowing what it was. Dancing in the dark. You between my arms. Ma guugeldan midagi hispaania keeles. Los Pantis. Seda on sukapüksid, aga mul tuli aulust pesu. Pantaloones on sukapüksid. Ei ole pantaloones, on püksi. Mingi võõras number helistab mulle. Pane muusika kinni. Hallo. Kellega ma räägin? Miaga. Kellega ma räägin? Okei, vabandust. Teie räägite Tiiuga? Tiiuga? Kes Tiiuga? Miks te helistasite mulle? Vale number, vabandust. Kellele te siis helistada tahtsite? Anna-Mariale. Ai, vale number. Ma ei ole Anna-Maria. Head aega. Ei pannud ära öelda. Kas sa pigem tahaksid, et sul oleks ahvi nägu või sea nina? Mul on nagunii juba mõlemad. No ahvi nägu ikka ei taha küll, noh. Korvan. Siuke suur mohk. Nagu samas. Ma kujutan, et sul on mingi nina, ja sul on 2 suuga. Pigem sea ninaga. Läheks ohvi. Sea ninaga. Sea ninaga. Aga samas sa saad nende näguga pigada. Vote you rather või? Wood. Ei, ma leidsin juba Buzzweed. Buzzweed. Smell like eggs when you burp või have a green cloud appear when you fart. Muidugi lõhnavad mu munad. Ega ma ei kavatse ju nii tihti. Sama. Sa oled reaalselt, sa oled iga vastusega teed, et kiidad, muidugi lõhnavad. Siuke rohelist filmi on näha ju. Mõned ikka rooksuta nii palju kui sina, Maria. Kui sa pigem luksuksid terve oma elu või oleks terve elu siuke tunne, et sa hakkad kohe avastama, aga tegelikult ei avasta. Ma luksuksin. Ei, ma ei luksus, ma vihkan. Ma luksuksin, ma Ja vihkan laevastamise tunne. See on nagu vihkan aevastamist rohkem. Pigem Luksus on aevastamist luksus tunne. nagu reas mingi. Jaa. Ma mõtlegi, et terve elu ringi niimoodi. Hakkad aevastama niimoodi. Kui sa räägid, et see luksus on... Ja muidu pead rääkima mingi. Mu ema saab mu peale vihaseks ka, kui ma luksun, nii et see oleks täiesti võimatu. Ma nagu, Viktoria, mis sa luksud? Sa ei saa ju kontrollida. Ostsin meile lihtsalt šokolaadiküünlaid selleks, et me saaksime Bloody-Mary't teha. Mis asi see on? Guugelda nüüd midagi. See on mingi surnud inimesi all.
põhimõtteliselt Laura ja Michelle ühinesid meiega, kõik teised on sealpool ja meil tegelikult on niisugune üks asi planeeritud, mis põhimõtteliselt sa saad nagu endale broneerida vanalinnas mingisuguse, selle nimi ongi reaalne kummituse tuur, vanalinna kummituste tuur, mis sa väidetavalt ajad sinna, sa 2 tundi järjest on õues nagu mingisugune, sa saad mingeid vanasi, mingi neitstorne ja mingi legendi selle kohta ja me oleme kõik nii paksult riides, nagu ma ei ole tükki aega nii paksult riides olnud ja me läheme kõik Solarisse, et raha välja võtta ja siis peale seda asume Vabaka poole. Väidetavalt mingisugune meie giid ootab meid Vabaduse risti all tervitussildiga Maria Rannaväli ja siis see kestab 2 tundi ja me pole aimugi, kas see on huvitav, kas seda tohib filmida, ma ei tea, aga igaks juhuks on mul kaamera kaasas ja kui me ei tohi seda filmida, siis ma üritan nii palju, kui ma saan ja pärast me teeme nagu mingi story time'i. 2 hours later. Me joome McDonaldsis teed. Always plugged. Kell on 12:30 öösel. No. Oh my god! Ma tahan ka seda proovida. Juba käib. Kattad on 2 timukat lihtsalt. Me käisime, mis asi see? Kummitusretkel. Tallinna kummitusretkel. Tegelikult see oli nagu mega põnev, nagu kui sa kuuled, see on nagu mega põnev. Siis seal oli selline, et nagu, et kuidas vanasti nagu haiguseid raviti, on ju. Arvati nii, et nagu, et su veres on see haigus. Sul on mürgine veri. Jah, et selleks, et seda nagu haigust ära saada. Ja kõigil on erinev veri ja nagu su veretüüp või see, et kus su nagu kõige... Ei, sellest me räägime pärast, oota. Ja siis nagu selleks, et nagu seda haigust ära saada, siis sa pead enda nagu verest selle nii-öelda mürgise asja välja saama, on ju. Sa pead mürgise vere välja. Ja kuidas siis teada, kus otsas sul see veri kehas on? See käis selle järgi, mis tähtkujust sa oled. Ja kõige hullem olukord oli... Näiteks 2 kõige hullemat olukorda, nagu mis võib juhtuda. Näiteks kui mina olen vähk, siis mul nagu siin on. Ja mina olen hambur ja mul on siin. või kuskil siin. Aga kõige hullem olukord oli 2 kõige hullemat. Sõnnil on siin nagu see. On siin on see arter. Sõnnil on seal. See on nagu üks kõige suuremad arterid. Unearter on see. Ja lapsed, kas te teate, kus asuvad teised tähtsamad arterid? Jah. Meil on siis nagu siin Scorpio Maria ja siis me seal küsitakse, et no mis te arvate, kus see kõige suurem arter on? Ja mina pakun, et Reie peal on Reie arter. Mina ütlesin kopsudes. Ja mina ütlesin... Sa ei öelnud midagi. Ma ei öelnud ka midagi. Ja siis tuleb välja, et see arter on kaela vahel. Ja selleks, et siis sa pead sinna augu tegema. Ja teate, kuidas seda pärast seda, kuidas seda verd kinni panna? 2 jala vahel teed auk. Sealt tuleb see veri välja. Ja selleks, et see veri nii-öelda kinni saada, kuna vanal ajal ei olnud nagu plaastreid ega nagu midagi seda kinni siduda, siis võeti kuumrauast asi. Ja kuumraud ja see põletati sul kinni. Ja kas sa kujutad ette, et sa 2 jala vahelt kõigepealt läks auk, lastakse veri välja. Ja siis on fucking ja me lihtsalt hirmusime sõduriks koha peal, sest me räägime siiski Mariast. Terve selle ringjägu jooksul see giid küsis igast küsimusi nagu mingid ajalooliste asjade kohta. Mul olid nii lollid vastased. See oli nii pill. Ta küsis, me seisime Niguliste kirikule, seda küsis, mis on teine mingi kõrgem kirik ja siis... Mina näitasin mingit torn. Mis ütles Toompe? Ja see giid oli nagu mingi, et ma vist kuulsin õige. Siis ta oli mingi, et Toompea, ma sellist kirikut küll küllap sa mõtlesid Toomkirikut. Aga see siiski pole kõige kõrgem. Olevis. Järgmine kord saaks ikka hakata midagi vastamisse ja vastata mingi ütle, mingi ma ei taha lolli vastust. Ei, seda ma ütlesin äsja. Mida sa teine kord ütlesid? Pirita 100. Jaa, ma ütlesin Pirita 100. Jaa, ma olen seal loll seal grupis, kes ütleb nii loll. Ja siis, kui ta lõpuks, me seisime Rataska mu maja juures ja ta küsis, milline aken on nendest kõige veidram. Ja on nagu mingi, ma ei tea, 7 akent, ei 8 akent ja selles 9 on joonistatud ja siis Victoria täitsa uupi raske küsimus pakkuma. Äkki see värvitud aken on see õige ja siis kõik, mis see giid teeb. Kõik, mis see giid ütleb, ta vaatab otsa niimoodi. Hoidis täkku
kaua siis ta nägi, et sa vaatasid, sa vaatad seda akent selle. oi jää. mu ajurakud on vähenenud, nagu reaalselt ma olen nii lolliks muutunud ja ma räägin kogu aeg kõigile, et ma olen reaalselt puudega, ma olen tead, nii kuidas loll. ajurakud vähenevad? jah, ma ei küta oma puid. The next morning. When you ask me my opinion, you're kinda like long division. tervist, täna on järgmine, kas ma just olid siin just Logan Paul'ale, ma panin käe niimoodi, kui ma alustasin. täna on järgmine päev, 26. november ja meil on pool tundi, et siit korterist ruttu välja saada. meil on kõik on hästi laiali, me tegime just Twitchiga Instagrami pilte. sa pead selle captionima Padjaklubi, muidu selle pildil pole pointi. Magasime niimoodi, me magasime kolmekesi, mina, Vitši ja Barbara siin. Ja siin magas Michelle selles titavoodis. Ja... ja nüüd meil on pool tundi kõik asjad kokku panna, nagu mingid lambeid ja värki ja meil on juba enda asju nii palju, pluss veel mingid klaasid ära pesta, nii et me ruttu koristame ära ja siis me oleme minukale ja siis ma jätkan vlogiga. Cleaning montaaž läks. Asjad on kokku pandud ja me hakkame lahkuma. By Airbnb, it was fun. Iga asi, mille pihta läksime, läks katski, aga enam-vähem nüüd tundub, et on korras. Oota, see nagu lips veidi. Vaata, mu krünniks nagu lips oleks. Vitšit pole lihtsalt üldse näha. Kus? Siin. mis see läks kafeedesse? Et läks vetsu sinna. Kuna eile õhtul me ostsime 2 kooki. Meie koogis sõime eile randomly lihtsalt ära ja tegelik südakook, sükene pidulikum kook jäi söömata, siis me teeme seda praegu. See on siis šokolaadikook, nagu siin on näha, siis ma ei tea, mida see nimi tähistab, aga see nimi on siin. Ja ma ei tea, mis need on. Aga see lõhnab reaalselt nagu mingi päris šokolaad lihtsalt. Põhimõtteliselt me Vitšiga rääkisime kella 5:30 hommikul lihtsalt, mingi kõik maailma jutud ära. Kui vaata, kui cute see on lihtsalt. Appekoon minna. Ma pean ruttu pilti ka nendest tegema. Vaata, kas mu telefon on siin või? Kuidas see lahti käib? Teil nii pauk käis? ei. Te peate mulle palju õnne soovima. Jõgane. Palju õnne, Jan. Palju õnne. Aitäh sulle. Ma tahan nüüd küüned ära puhuda. Nii. Oh, jumal hea on. 2. sa kukud prost maha selle koogi, ma olen nii kindel. 2. 1. Sa soovisid? ka. Ei, oota. Soovisid? Issa, kui loll. See on põhiasi, miks puhuta. Nii, nüüd soovisin. Test. Ma proovin seda imelikku asja. Vaadake seda. no nagu mingi marjakreem. On ju? Mingi maalapis näppudega mingi. Just. Marmelaad siin sees ju. No, palju õnne, Maria. Thanks. Me saime koogi ära. Öelge kõik, et kook oli hästi maitsev. Mis asi? Kook oli hästi Ja kook. Noorek laust oli. Kas see pole mitte armas touch? Ma lihtsalt armastan seda tooli. Oh my god. Seda. Miks mul nii hea tool ei ole? Ma tahan ka sellist. Kas sinu meelest see nurk ei äädi sükest ülihead touchi mu tuppa lihtsalt või? Mulle meeldib see ka siin, see on väga vinge. Mul meeldib oma tuba alles nagu väga meeldib. Mulle ka. Kätte on jõudnud juba õhtu ja ma olen siin oma toas, ma koristasin kõik ära ja Jan ja Barbara on Pärnus ja minu sünnipäeva tähistamine on ametlikult lõppenud. Ma tulin koju, editisin kohe meie video ära, mis me öösel filmisime ja see alustasin ka selle vlogi editimist ja ma tahtsin selle siin lõpetada enne, kui nädal aega mööda läheb ja mul siis tuleb meelde, et ma lõpetan seda. Ma väga loodan, et teile meeldis see vlog kõikide mu sünnipäeva tähistamiste lõpetuseks. Ma tahaksin öelda aitäh kõigile, kes mul õnne soovisid ja näeme teiega juba varsti uue vlogiga. Ciao!